On olemas kõnekäänd, mille kohaselt eksisteerib ühiskond kui loomakari, kellel inimeseks saamine alles ees seisab. Millest see kõnekäänd räägib või keda otsis Diogenes rahvarohkes Sinopes, latern käes, kui ta kinnitas, et otsib inimest? Erinevalt teistest bioloogilistest loomaliikidest ei ole inimese psüühika programmeeritud ühetähenduslikult, vaid formeeritakse ümbritseva keskkonna poolt isikliku arusaamise ehk mõistuse kaudu. Psüühika määrab inimese käitumise ja koosneb järgmistest komponentidest. Esiteks kaasasündinud instinktidest ja tingimusteta refleksidest, stereotüüpidest, harjumustest ja kultuuritraditsioonidest, isiklikust mõistusest, mis on piiratud tunnetuspiiride ja mäluga, üldisest intuitsioonist, esiteks teabest, mida saab meie psüühika teadvustamata kujul, teiseks teabest, mis tuleb kollektiivsest psüühikast, kolmandaks kaasasündinud arusaamadest ja kinnisideeliselt tasandilt. Kõrgematest eksistentsitasanditest lähtub psüühikatüüp. See koostatakse eelneva koostoime baasil, välja arvatud kinnisideelised meelepetted. Need komponendid juhivad igat indiviidi, kuid lähtuvad nende domineerimise seaduspärast. Nii sünnivad erinevad psüühikatüübid. Seega mõistusega inimene kui teatava loomaliigi esindaja võib omada 4 erinevat psüühikatüüpi. Loomalik psüühikatüüp. Kõik, mida see indiviid teeb, teenindab instinktide rahuldamise ja rahulolu saavutamise eesmärki. Näitena seks, söök või mõõdutundetu tarbimine. Enda olemuselt on see agressiivne, parasitaarne ja antisotsiaalne tüüp. Talle on kogu ühiskond midagi võlgu või peab selle talle lihtsalt andma, kuid ta ise ei oma ümbritseva suhtes mitte mingeid kohustusi ega ka teotahet. Peale teda jäävad järgi vaid varemed. Biorobotlik psüühikatüüp. Tema käitumise aluseks on isetekkelise või kultuurilise iseloomuga automatismid, mis muutuvad samas ka harjumuseks. Selline indiviid suudab mõelda autoriteetide poolt loodud mõttemallide, pühakirja tekstide, traditsioonide või enamiku arvamuse alusel. Vaidluse korral kas instinktid või harjumused võidavad harjumused. Biorobotliku psüühikatüübiga inimesed väldivad muutusi esile kutsuvaid otsuseid, sest see muudab vanasid harjumusi ja kultuurinorme. Teemonlik psüühikatüüp. Selle psüühikatüübi kandjad suudavad tahtejõu abil ületada instinkte ja harjumusi, luues ise uusi käitumismalle. Omandades ühiskonnas võimu, nõuab demonism möödapääsmatut allumist endale, luues seega ümbritseva suhtes aina keerukamaid allumisvorme. Demonistid võivad olla individualistid, kes eelistavad üksiktoimimist, kuid nad võivad olla ka koostoimijad, kes eelistavad saavutada eesmärke koostoimes teatava organisatsiooni all. Inimlik psüühikatüüp on omane teadlikult toimivale inimesele, kes omavad võimet eksisteerida koostoimes geneetika või muude loodusseadustega, mis formeerib ka vastava kõlblusnormide süsteemi. Mõistusega inimesele kohaselt omab ta vaimset võimet, mis võimaldab tal seostada ümbritsevat terviklikeks ja seesmiselt seostatud mõteteks või tegudeks, mille vahel omakorda eksisteerivad põhjustagajärjelised seosed. Selline inimene tegutseb ühiskonna kui terviku huvides ja tema tegevus on kooskõlas kõrgema süsteemi hierarhia reeglitega. Ta on võimeline tunnetama laiema kõiksuse eksistentsi algoritme ja käitub nende alusel ning suudab vastavalt sellele suunata ka teisi. Teisisõnu on inimene kontaktis kõiksusega ja kõiksus kontakteerub temaga asjaolude keeles. Tänapäeval eksisteerib veel üks psüühikatüüp, kelle inimesed on loonud ise. Selleks on alla käinud ja ebaloomuliku psüühikatüübiga inimesed. Selline psüühikatüüp formeerub siis, kui indiviid tarbib alkoholi, tubakatooteid, meediat või teisi meelemürke. Ja see laostumine algab tema organismi siseorganite töö lakkamisest, mis avaldub hiljem tema intellektis ning tahtejõuetuses.
Siinjuures joodava või muul viisil tarbitava kogus ei avalda olulist rolli. Teadliku inimese kui liigi hävitamine tema enda soovide ja intellekti kaudu ei ole inimsusele kohane. Kuid selle tarvis luuakse vastav maailmapilt. Indiviidi psüühikatüüp võib aja jooksul muutuda. Kõik teadmised ja kogemused, mida inimene endaga kaasas kannab, on kui kaasavara, mis vastab psüühikatüübile, kuid ei pruugi vastata inimese tegelikule olemusele. Näitena võib inimene olla tõsine spetsialist, ta võib olla rikas ja omada kõrget ühiskondlikku staatust, kuid samas ei pruugi omada ta inimlikku psüühikatüüpi, ehk teisisõnu, ta ei ole jõudnud veel inimeseks saada. Inimlikule psüühikatüübile on omane, kui kaasasündinud refleksid ja instinktid moodustavad vundamendi, millele ehitatakse üles mõistuslik tegevus. On normaalne, kui intuitsioon edastab informatsiooni, millest on võimalik aru saada intellektuaalse tegevuse tulemusena. See tähendab, et inimlikule psüühikatüübile on normaalne, kui tema tegevushierarhias on intuitsioon kõrgemal tasemel kui mõistus ja mõistus on kõrgemal tasemel kui instinktid. Kõigi nende komponentide koostoime võimaldab inimesel elada koostoimes planeet Maa biosfääri, kosmiliste protsesside ja muude kõrgema toimimise hierarhia reeglitega. Normid ja reeglid ühiskonnas peavad võimaldama inimesel jõuda inimliku psüühikatüübini juba noorukieas. Kuid tavaliselt seda allumissuhetel baseeruva kultuuriruumi ja valede perekondlike kasvatusvõtete tõttu ei juhtu. Vaid siis, kui inimene suudab kasvada ja areneda, teadvustades kõlblusnormide kitsaskohti, võimaldab see tal üle minna madalama astme psüühikatüübist inimliku psüühikatüübini. Mitteinimliku psüühikatüübi levik ja domineerimine ühiskonnas on peamine ühiskondlike probleemide allikas. Seega meie ühiskonna probleeme on võimalik lahendada vaid siis, kui me jõuame ühiskonna kultuurini, mis võimaldaks enamikul ühiskonna liikmetel inimeseks saada.